on siis vist Pirita jõgi Vaida kandis. Ja siin see tee siis läbi saigi. On siit ka vist läbi sõitnud, aga noh, Mazda vist jääb siia. Pean Maa-ameti kaardi pealt nüüd vaatama, kus ma olen täpselt. Tegelikult jõudsin ma siia mingi maja juurde. Majas pole palju midagi järgi, aga siin on isegi mägimännid pandud kunagi kasvama. Siin on mingisugune, ma kujutan ette mingi jaam, mis selle veega on selle üleujutustega siin on ühendatud. Siuke vägev tiik siis siin. Tundub olevat siis nagu Kopratamm või seal on teine inimeste tamm. Nii, istumine on olemas. Anna ainult hagu siin kalapüüdmisel. See Varbola linnuse valm nüüd, kui ta on puhtaks tehtud, paistab küll päris võimas olevat. Ja suur on see ka olnud. Täna lähen niisuguse kohta nagu mölluallikad, need on Nabalast Tuhala poole ja siis keerab nagu paremale niisuguse metsasihi peale. Kuskil seal taga on auto mul tee ääres. Praegu sai igale poole parkida, seepärast et külm on ta on kõik. Õues on päris külm, ma ei tea, mis see temperatuur on, aga mul on täitsa jahe, pean kiiremini kõndima. Kuskilt siit peab nüüd see väike rajakene metsa minema. Siin on mingi maru puhta veega kraav. Ja sealt paistabki vist raja algus, sealt on mingi märk. Ma tean veel nii palju, et see on kohaliku küla siis Sõmeru küla tehtud rada Eesti Vabariik 100 jaoks. Üle vaikselt. Nii paistab, et rada on märgitud punaste täpikestega ja siit läheb osa vahet niimoodi. Oho. Nii olen kaadanud ära siis kollased plärakad puude peal, aga ma loodan, et see kraavikene on mu... seal ta on. Tore on selles mõttes, et kõik see maapind on külmund ja sopp. Hakka mingisuguse järgmise tähiseni jõudma. Et kas siis see ongi nüüd see mölluallikad, see lagendiks, see on isegi kopsik. Nii. Mölluallikas. Nii, ja need ongi siis allikad siin. Allikate juures on alati tohutu vaikus. Siin on teise allikani nagu eriti ei saa, siin on märge, ma kardan, et see, kuna allikane ala on, siis see vesi ei kanna praegu. Aga matkarada oli tehtud nii, et teisele allikale saab läheneda teise poolt. Läheneme siis. See on isegi suurem. Ja alustame siis tagasi kõndi siit. Läheb nagu
ma ta sihtisid on kõik see tee näha nüüd. Et palun. Avastasin siit veel ühe objekti. See on vist arvatavasti tuletõrje veevõtu koht. Ja siit siis tagasi auto juurde. Nii palju on siis käidud 1,58 ja auto on siin samas kohe karajal ilma saabasteta, nagu kui on nüüd soem aeg läbi, seda on suht mudane, laudteed siin loomulikult pole.